aga nii, me alustasime sõitu Vegase poole ja LA-s siis sealt, kus meie elame, Santa Monicast on umbes selline 4,5 tundi sõitu. Aga me tahame vahepeal teha pause, tahame käia kuskil söömas, tahame võib-olla poes ära käia. Praegu Henri just hangib autot. Ma avastasin selle konverentsi veel Eestis olles, ehk siis veebruaris 2023 aastal enne seda, kui me kolisime. Ma otsisin, guugeldasin lihtsalt erinevaid konverentse, mis on seotud reklaamiga, marketing, sotsiaalmeedia, kogu selle teemaga seoses ja täitsa kogemata avastasin siis selle Traffic and Conversion konverentsi ja mina ostsin pileti aasta tagasi eelmüügis 400 euroga. Mulle tundub, et circa 400 eurot. Mul ei ole VIP-pilet, mul on täitsa siis selline keskmine, et ei ole nagu kõige halvem, aga ei ole ka VIP. Ja praegu, kui osta pileti, siis see maksab 1500 euri. Ehk siis aastaga on 1000 eurot kallimaks läinud see pilet. Nii et mul vedas. Ja veebruaris mul on veel üks konverents ja ma tegin täpselt samamoodi. Ma aasta tagasi ostsin selle pileti 400-ga ja nüüd, kui osta, siis on jälle 1500 eurot. Nii et selles mõttes, et ikkagi tasub aasta ette planeerida neid konverentse. Ja nagu nimest siis aru saada, siis Traffic and Conversion ehk siis see konverents keskendub sellele, et kuidas saada traffic'ut või siis kliente, liiklust enda veebilehele, enda ettevõtlusesse ja väga palju tegelikult, jah, ma vaatasin kava ja räägitakse sellest, et kuidas reklaami teha, kuidas seda optimeerida, kuidas liide saada juurde, kuidas osta saada juurde, et tegelikult tuleb väga põnev konverents ja mind ennast kõnetab paar sellist tuntud tegijad seal. Ma räägin sellest ka kindlasti hiljem, aga jah, et vaatame, ma tahan õppida midagi uut, saada uut kasulikku infot, mida ma saaks sellel aastal hakata kasutama ja ma tahaks ka endale uusi tutvusi, et nüüd veebruari konverentsil, kus ma eelmisel veebruaril ka osalesin, seal on mul juba tuttavad ja me juba suhtleme, üks neidudest on ka meie Henriga mentor, aga alustame sõiduga ja näeme siis teiega Vegases. Ma sain kätte ka enda sildikese, kus mu nimi siin on Opsti. Ja teate, mis on kõige ägedam? See koht, mis ma näitasin, just siin toimub see konverents ja meie elame selles hotellis siin üleval. Ehk siis päris mugav on siit hommikul minna. Nüüd me lähme teeme hotellis check-in'i ära ja siis on puhkus. Homme on pikk päev. No nii, ja siit meil algab toa tour. Room tour. Astume siis ja näeme väga suurt sellist tualettruumi. Siis meil on eraldi töötamiseks tuba, sest et kurat teab, äkki mul on vaja vahepeal mingit paar kõne teha või midagi. Suurepärane vaade. Tere, tere, tere. Siit ei näe vist väga midagi, aga väga ilus vaade. Siis on eraldi magamistuba. Ka nagu väga ilusa vaatega. Magamistuba, siis siin on meil ka väike vannituba ja veel üks vets. No, pole paha üldse. Sellise raha eest võiksid meile ka massaaži veel pakkuda. Aga ei, väga äge. Ma arvan, et teiega töötamise vibe tekib siin. Tere hommikust. Meil algab esimene päev. Olen juba trenniriietes. Henri pusjasses ma enda unustasin. Aga kell on 6.30 ja ma olen trenni, sest et mul käib 90-päevane väljakutse, mis tähendab seda, et ma pean iga päev olema aktiivne, lugema, võtama vitamiine ja nii edasi. Kui sa tunned, et see kõnetab sind, siis sa võid minna minu Instagrami, leida mind sealt ja mul on highlights, kus on kirjutatud 90 päeva ja ma seal jagan kõike. Nii et enne konverentsi esimest päeva lähme käime trennis ära, oleme aktiivne, setime ja esimene päev võib alata. Nii, ma jõudsin kohale, sitaks inimesi. Tundub, et terve kuradi hotell on siin koos. And I know it wasn't always the easiest place to get to. We're just going to test, just run X number of impressions. Let's have all of these things hit at least 500, at least 1,000 impressions.
And then what we're looking for is, what are the ones that get over a 1% click-through rate? What are the ones that get an acceptable cost per click? All of your prospects, all of your leads, I learned this from my good buddy Dean Jackson, can be broken up into 3 categories. Those categories are never leads. These are people who will never buy from you. Why they are on their list, you don't know, they don't know, but they're just freaking there. Now, thankfully, this is a relatively small percentage. Go with the people who are going to really go all in on your brand. Not somebody that's just going to treat it like a transactional kind of thing. Boutica will basically take any picture of anybody that you do and put a professional model in their place. Nii, mul lõppes ära esimene päev. Väga palju mõtteid, jõuan kohe hotelli tuppa, siis hakkan kõigest rääkima. Mul on kõige olulisem küsimus see, et kuidas kogu seda materjali pärast sorteerida. Mul on paar mõtet, eks ma jagan teiega ka, aga 6 tundi, vabandust, kell on praegu 6, kell 9 ma alustasin, ehk siis rohkem üle 6 tunni, 9 tundi olin konverentsil. Ma tahan lihtsalt jõuda koju, süüa, pesta ennast, vahetada riided ja lihtsalt lamada, olla vaikuses, sest et väga palju suhtlemist oli täna, väga palju kirjutamist ja väga palju kasulikku infot. Imekombel siin selles Harrassis on väga hea valgus ja ma ei tea, kuidas see juhtus, aga sisulooja jaoks valgus on nagu kõige olulisem, nagu te teate. Ja väljas on praegu pime, aga mulle tundub, et mina jään päris okeilt peale. Aga ma vahetasin siis vahepeal riided ära ja tõesti, et konverentsid sellised pikad, et kuigi tundub, et sa lihtsalt istud ja lihtsalt kuulad, siis tegelikult nad võtavad täiega energiat ära, sest et sa keskendunult kuulad, paned kõik kirja, siis suhted inimestega, siis mina vahepeal käisin veel toas, nii et ühesõnaga päris võimas päev. Aga mida ma tegelikult tahtsin siia lisada ja millest ma tahtsin rääkida on see, et kuidas siis 3 päeva järjest käia konverentsil, panna kõik kirja endale asjad, kuidas hiljem nagu sellega töötada, kuidas kõike meelde jätta. Ma Henrile just näitasin ka, mul on praegu siin 18 lehte sisu täna, ainult esimene päev. Ja väga palju nagu tõesti mõtteid ja mulle meeldis see, et konverentsi korraldajad ütlesid, et okei, et pange endale iga päev üks asi kirja, mida te hakkate kohe kasutama. Ja minul on täpselt samasugune tegelikult loogika, et peale sessiooni ma panin kirja endale, ma võtan siit näitena välja, ma panin kirja asjad, mida ma võiks teha kas Henriga või üksinda, selle jaoks, et sellest nii-öelda konverentsist või sellest esitlusest, mis ma just kuulasin, oleks ka kasu. Ja esimene näiteks esitlus oli Ryan Dacey poolt tehtud. Ryan Dacey, kes ei tea, on väga-väga tuntud inimene digimaailmas. Ja tema on see, kes räägib väga palju funnelitest, see on hästi oluline osa turundusest, et teil oleks kliendi teekond, ehk siis tunnel. Ja ma võtsin tema näiteks esitlusest kaasa sellise mõtte, et selleks, et teha häid reklaame, selleks, et ehitada head kliendi teekonda, on vaja teada kliendi ja sihtrühma probleeme. Ma räägin sellest väga palju enda kursustel ja ma räägin väga palju seda igal pool tegelikult, et sa pead teadma enda sihtrühma selleks, et teha õiget turundust. Ühesõnaga üks takeaway tema siis nii-öelda, mis ma kaasa võtsin, on see, et kirjutada välja vähemalt 30 probleemi, mis on minu sihtrühmal, siis vähemalt üks küsimus, kuidas ma saan aru, et minu klient või see sihtrühm, see klient, keda ma just tabasin, et on valmis praegu soetama minu toodet või teenust. Et sellise asja ma panin kirja, mulle täiega meeldis see mõte. Siis mulle täiega meeldis see, et läbivalt igast nagu sellest esitlusest käis läbi ikkagist email ja emaili turundus. Nii et kuigi Facebooki adsid ikka veel hästi toimivad, siis probleem seisneb selles, et nad lähevad aina kallimaks ja tasulist turundust sotsiaalmeedias on väga nagu keeruline teha, sest et see lihtsalt maksab nii palju ja tulevad erinevad piirangud peale, erinevad ühesõnaga probleemid, nii et emaili turundus oli läbivalt sees, et seda tuleb teha. Väga palju soovitusi, nagu täiega palju soovitusi, kuidas teha, mida kasutada, kuidas automatiseerida. Et sellised mõtted, siis ma näiteks panin endale kirja ka väga huvitava asja seoses emaili turundusega on see, et meil praegu emaili turundus, muideks, kui sa ei ole veel liitunud meie uudiskirjaga, siis kindlasti tee seda, sest et mul on siin link ka video all, aga
E-maili turunduses on hästi oluline see sisu, mida sa saadad inimestele. Ja kuigi meie e-mailid on väga hästi struktureeritud, nüüd ma avastasin, et tegelikult, kuigi see on juba hea struktuur, siis tegelikult on mõned asjad puudu. Ja mida ma tahaks teha, on see, et ma tahaks rohkem inimesi saata uudiskirjast kuskile edasi, näiteks YouTube'i või Instagrami või Facebooki gruppi. Ühesõnaga, mul on vaja nagu hakata inimesi väljaspool ja uudiskirja saatma. Siis mulle täiega meeldis teha näiteks eelturundus ja järelturundust e-mailidele. Ehk siis, kui ma tean, et esmaspäeval tuleb välja mingi hästi äge uudiskiri mingisuguse superpõneva sisuga, siis ma peaks sellele tegema eelturunduse enda sotsiaalmeedias. Ma peaks siis Instagramis ütlema, et mul on tulemas see e-mail või too e-mail ja ma peaks sellest rohkem rääkima, siis inimesed hakkavad uudiskirjadega liituma, mis on äge. Ja veel, mis ma panin kirja, on see, et meil on puudu tervituskiri nendele, kes meie uudiskirjaga liitub. Siis väga palju räägiti AI-st. Te ei kujuta ette, kui palju AI-st räägiti. Mulle tundub, et iga presentatsioon sisaldas AI-d ja mul on siin nagu nimekiri. Üks hetk, ma leian. Mul on siuke, kuigi ma kirjutan nagu iPadi niimoodi, siis mul on siin olemas selline nagu kollane sticker, kuhu ma kirjutan välja siis rakendused või veebilehed, mida ma tahan uurida peale konverentsi. Niimoodi nad ei kao mul ära, vaid mul on olemas konkreetne siis selline koht, kuhu ma kirjutan. Ja mul on siin praegu 1, 2, 3, 4, 5, 6 asja. Proovin tõesti võtta endale fookusesse sellel aastal keskenduda AI-le, vaadata, mis võimalused AI-l üldse on, sest et ma praegu kasutan ise ChatGPT-d, aga ma tunnen, et tegelikult turul on nii palju rohkem kui ainult ChatGPT. Nii et siuksed mõtted praegu esimesest päevast. Ma nüüd lähen natuke puhkan, siis me lähme endiga sööma ja siis homme hakkab teine päev. Nii, mul on algamas teine päev. 10 minuti pärast peab kohal olema. Tundub, et täna on teemad, mis rohkem kõnetavad mind. Kuidas ma välja näen? Mõned küsisid mult eilsete story'de peale. Ma näitasin enda iPad ja seda, kuidas ma teen neid märkmeid. Kirjutasid, et jaga Katriin seda, et kuidas sa üldse konverentsidel märkmeid teed, mida sa iPadis kirjutad, kuhu sa täpselt kirjutad, millega sa kirjutad. Nii et mulle tundub, et sellest võiks saada mingisugune teine YouTube'i video. Anna mulle teada, kui see sind kõnetaks. Mina siis juba lähen teisele päevale ja õhtul jagan enda mõtteid, kogemusi, takeaway'sid. Or like stunt videos, and they're getting all of these views and all of these shares or whatever, but I mean there's no revenue there, right? You can't tie that back. And so they're just focusing on attraction content. Nii, mul on teine päev poole peal ja ma kuulasin just ära ühte väga kuulsat Instagrami mentorit või coach'i, ütleme nii. Ja seda oli väga huvitav kuulata, või enda kolleegi oli väga huvitav kuulata, sellepärast, et ta rääkis umbes nagu minu elust. Ehk siis ta rääkis sellest, et peab olema järjepidev, ta rääkis sellest, et peab rääkima sellest sisust, mis huvitab mitte nii palju võib-olla sind, vaid oleks kasulik su jälgijatele. Ja kõige naljakam oli see, et ta ütles, et alati tema jälgijad või tema inimesed küsivad täpselt samu küsimusi, et näiteks mis hashtag'e kasutada, millal on õige postitada, kuidas teha riile ja ta küsis publikult, et kui palju teie riile teete, siis enamus ütlesid, et me ei tee ja siis ta küsis, et miks ja vastus oli see, et ei ole aega ja siis ta ütles, et okei, aga teeme kohe praegu siin siukse diili, et ma teen 4 tükki ära 5 minutiga või isegi vähem. Ja siis ta kutsus publikust ühe mehe, kes filmis teda, ta tegi sellest 4 riili täpselt lava peal valmis. Et see näitab tegelikult ära, et ei ole sellist asja, nagu ei ole seda võlunippi või võlu mingisugust nagu nuppu, mida te vajutate, siis järsku tulevad jälgijad juurde. Et te peate olema järjepidevad, te peate sisu tootma järjepidevalt, mingid hashtagid, õige telefon ei aita teid, vaid järjepidevus, enda sihtrühma tundmine. Ühesõnaga väga huvitav oli. Nüüd mul on siis väike lõunapaus. Väga palju inimesi on, lähen proovin suhelda, ma suhtlesin tegelikult selle Insta-coachiga ka, ma ütlesin talle, et mina kunagi alustasin enda teekonda tänu temale. Mõnes mõttes, et ma ikkagi kasutasin neid nippe, mida ta jagas ja need toimisid ja tegin temaga pildi ja nüüd siis väike paus ja siis juba 9 minuti pärast läheb edasi. And they're actually going to figure out how to do this consistently and effectively.
out for the same reason, and then I think we started realising that we had a problem. So the ships went back to Italy and were mothballed for 18 months. So these things happen in business. You never know. You start a new year. We didn't have the advertising, so. Adult fan of Lego. They've used community to create customers for life. So I am going to talk about what you can do with the landing page, but I'm also going to talk to you about how to get higher conversion on whatever you're doing. So my goal in this last session is not to give you more content. I would argue more than almost anything else that we've heard. It is the consistent implementation of what I'm about to show. Nii, ma vahepeal kadusin ära, ma ei rääkinud tegelikult sellest, et kuidas läks teine päev ja ma rääkinud sellest, kuidas möödus kolmas päev, aga mina arvan, et konverentside esimesed päevad on alati kõige tugevamad. Teine ja kolmas päev läks nagu natuke nõrgemaks ja kolmandal päeval on juba vähem inimesi. Ma saan aru, et teil oli mingi pidu, kuhu mina ei läinud, aga paljud läksid ja seetõttu nagu paljud täna ei ole enam konverentsil. Aga ma kuulasin kolm tegelikult huvitavat esitust, ma kahest tahaks rääkida. Ühes siis naine rääkis sellest, et naine esineja rääkis sellest, et miks väga paljud veebilehed ehk siis landing page'id ei konverteeri kliente. Ehk siis miks tegelikult inimesed satuvad su Instagrami lehele, su Facebooki lehele, su veebilehele, aga lõpuks nendest ei saa klient. Ja põhjus seisneb siis selles, et nad lihtsalt ei saa aru sinu pakkumisest. Ehk siis sa saadad inimesi massiliselt enda veebilehele, võib-olla Instagramile, teed riile, aga inimene ei saa aru, mida siit saab. Ja veebilehed on hästi nagu umbkaudsed, umbmäärased. Ehk siis tegelikult selle asemel, et üritada saada massiliselt rohkem inimesi, näiteks kas või mitte keskenduda sellele, et riil läheks viraalseks, vaid keskenduda sellele, kuidas teha kliendile, kes on juba sul olemas, kes juba jälgib sind, kes juba sattus su veebilehele, kuidas teha nii, et su pakkumine oleks selge ja atraktiivne tema jaoks. Ühesõnaga, mul on väga palju seal huvitavaid mõtteid, panin endale kirja, loodetavasti siis lähiajal millalgi teen äkki Instagrami laivi ka ja siis võib-olla panen selle laivi siia üles YouTube'i ka, vaatame. Aga teine esineja oli nagu tal uus lemmik, ma ei tea, miks ma teda enne ei teadnud. Ma saan aru, et ta on tegelikult suur tegija, tal on mingisugune 1,5 miljonit jälgijat Instagramis, aga temal ei olnud presentatsiooni, ta oli selline vabas vormis rääkis, aga väga põnevalt ja mis mulle meeldis on see, et ta rääkis tegelikult nendest samadest probleemidest, millest mina räägin enda õpilastele ja enda jälgijatele. Ehk siis selle asemel, et kogu aeg õppida, selle asemel, et kogu aeg lugeda, hakka lõpuks kasutama kogu seda infot. Ja ta presentatsiooni lõpus või esitluse lõpus rääkis ka persooni brändist ja väga põnevaid nippe andis. Näiteks, et me arvame, et persooni brändi peab nagu tekitama, aga tegelikult persooni bränd on juba igal inimesel olemas. Sa ei pea seda eraldi tekitama, vaid ta tegelikult on sul olemas, sa pead lihtsalt hakkama näitama seda. Ja inimesed paljud ei tee seda, sest et nad kardavad teiste inimeste arvamusi, mida teised arvavad, mida teised mõtlevad ja seetõttu asjad jäävad tegemata ja sa ei näita enda teadmisi, sa ei jaga enda teadmisi, sest sa mõtled kogu aeg sellest, mida teised mõtlevad. Ühesõnaga, väga palju mõtteid, väga huvitav oli vaadata seda kõike ja nüüd ma tunnen, et ma olen täis energiat, motivatsiooni, mul on täiega palju märkmeid, ma kohe näitan üks hetk. Vaata. Ma võtsin paberi ja ma kirjutan iga päeva lõpus siis asjad, to-do listi, mida ma pean ära tegema. Ma arvan, et see on väga kasulik sellise suure pika konverentsi ajal, sest et ma lahkun praegu, mul on palju ideid, palju mõtteid, mul on salvestused, ma pean kõik hakkama seda vaatama, aga asi on selles, et ma pean ka hakkama seda tegema. Nii et ma juba tegin Henrile paar ettepanekut, et mida me peame muutma enda äris selleks, et ikkagi suurendada enda käivet sellel uuel aastal. Kõlab lahedalt, aga lähen lõpetan siis jooned ja kohvi ära. Mul hakkab 15 minuti pärast järgmine sessioon ja siis ongi lõpp. 3 päeva läbi, uskumatu. Nii, ja ma mõtlesin, et ma näitan ka, kuidas ma siis seda eelmist klippi filmisin. Mul on selline statiiv, mis on nagu selline ämbliku jalgadega, et ma saan teda igale poole niimoodi kinnitada ja siis rääkivaid peasid teha. Nii.
vot siuke väga mugav asi, täiega soovitan. Ma ei tea miks, aga mul nagu üldse ei ole viimasel ajal probleeme ennast filmida kuskil suurte masside keskel, et kuigi siin ei ole väga palju inimesi, aga ikkagi liiklust on ja inimesed ju vaatasid mind ja nägid, et ma filmin midagi, aga ma kuidagi ei karda ja tegelikult paar inimest on isegi tulnud küsima minult, et kuule Katriin või nagu vabandust, mida te filmite. Ja siis ma pean ütlema, et mul on väike YouTube'i kanal. Kui sa veel subscribe'inud ei ole, siis kindlasti tee seda. Nii, ma jõudsin tagasi tuppa nüüd. Ja palun vaadake seda ilusat vaadet, uskumatu lihtsalt. Päikeseloojang Vegases. 3 päeva on läbi saanud. Mis mu mõtted on ja mis mu tunded on selle konverentsiga? Nüüd materjali ja siis oli tõesti väga palju. Ja need konverentsi korraldajad teevad siukest huvitavat nišperit, et nad müüvad salvestusi. Ehk siis salvestus ei ole hinna sees, vaid sa pead eraldi selle ostma mingi 300 taala eest. Ja meie loomulikult seda teeme, sest et salvestused antakse siis välja niimoodi, et sa saad neid alla endale tõmmata ja jagada tiimiga. Ehk siis nad müüvad ka kasutades sellist strateegiat, et osta, tõmba alla ja jaga tiimiga, et ka tiim oleks siis kursis nende uute trendidega. Ja see konverents toimub alati aasta alguses, jaanuar-veebruar, igal aastal juba mingi 10 aastat järjest. Ja mõte siis on see, et koguda kokku erinevad digiturundusega või reklaamiga või lihtsalt turundusega seotud inimesed, et nendega jagada uue aasta trende, muutusi, täiendusi, uuendusi ja kõike seda. Mulle tundub, et see on selline koht, kuhu tegelikult võiks iga turundaja nagu tulla, sest et tõesti on väga palju asju, mis on muutumas turunduses ja ettevõtjana ja turundajatena me peame olema nendest teadlikud. See, kuidas maailm muutub, on ebareaalne. See, kuidas muutuvad sotsiaalmeedia algoritmid, on ebareaalne. Ja paratamatult need ettevõtted, need ettevõtjad, need turundajad, kes nendest asjadest teavad, need on turuliidrid või saavad olema ka turuliidrid ja kasvatavad ka. Ja mulle täiega meeldis ka see, et kuna 3 päeva olid sellised, mis olid hästi materjali ja sisu tihedad, siis praegu viimane sessioon enne siis selle konverentsi lõpposa oli sessioon, kus rääkis selle konverentsi korraldaja Ryan Dace. Muideks, kui sa ei tea, kes on Ryan Dace, kindlasti guugelda ja hakka teda jälgima. Ta on üks digiturunduses ja üldse müügis nagu väga nagu selline suur tegija. Mina kunagi 3 aastat tagasi esimest korda mulle tundub, et ma lugesin ta äkki artiklit või kuulasin podcasti ja sealt tegelikult algas minu teekond üldse digiturunduses. Ja kõik see ettevõte, mis meil praegu on, tegelikult on mõnes mõttes tänu Ryanile, sest et tema kuidagi hästi lihtsaks teeb sellise ettevõtluse ja üldse selle, et kuidas kliendini jõuda kasutades sotsiaalmeediat. Aga see selleks, tegelikult mis ma tahtsin öelda, on see, et viimane sessioon selle Ryani poolt oli siis sellisel teemal, et kuidas nüüd kõiki neid teadmisi kasutada. Ehk siis mida teha nüüd, kui kõikide nende materjalidega, kogu selle sisuga, mis sa siin viimastel päevadel lihtsalt oled saanud. Ja mulle meeldis, kuidas ta andiski sellise täpselt nagu juhised samm-sammu kaupa, et samm-sammu haaval, et mida teha. Et võtta kõik need materjalid välja. Vali välja, mida sa saad kohe hakata kasutama ja vali välja, mida sa saad nendest asjadest kasutada, mis saavad näiteks sellel aastal tõsta su ettevõtte käivet, suurendada su ettevõtte käivet. Ja siis ta andis meile ka Notioni ja Google Sheetside template'i põhja, mida me saame kasutada selleks, et 90 päeva plaani luua enda ettevõttele. Et tema vähemalt süsteem on selline, et ta õpib midagi uut, vaatab, analüüsib enda ettevõtet, vaatab, mida nendest uutest teadmistest ta saab hakata kasutama, teeb 90 päevase plaani, siis töötab selle nimel, tegutseb, siis 90 päeva pärast vaatab uuesti, kus ta praegu on, mida ta saab juurde õppida või mida on vaja ettevõttes muuta, et see paremini toimiks. Ühesõnaga väga äge, väga inspireeriv inimene, üldse väga palju inspireerivaid inimesi oli kohal ja kõnelejaid ja lahe, väga lahe. Mina arvan, minu isiklik arvamus on see, et sellise hinnaga, mis ta praegu müügis on äkki 600 taala või 700 taala, ta on seda väärt. Jah, juurde tuleb kindlasti ju lend siia, elamine, et lõpuks ei ole väga odav selline nagu väga odav. Mis asi väga odav? Väga odav ettevõtmine. Jah, täpselt. Et selleks peab ikka olema nagu natuke edasi jõudnud, et kui täpselt. sa alustad, sa ei saa lubada 5 tonni lihtsalt, et käia kanda. Täpselt, jah.
et nagu mulle siin kõrval ka Henri ütles, et see on väga, ei ole kõige odavam ettevõtmine ja pigem ma arvan, et selline konverents, sellist tüüpi konverents on nendele ettevõtjatele, nendele turundajatele, kes on pigem edasi jõudnud. Et pigem sa pead juba tegutsema, sul peavad olema mingisugused enam-vähem adekvaatsed, normaalsed käived ettevõttes, et sa saaksid aru üldse, kuidas ettevõtlus käib, mis on launch, kuidas launch ida, mis on digiturundus. Näiteks selliseid termineid peaksid teadma nagu CPA, CPM, CPC, mingisugused nagu baasasjad, mida üks digiturundaja võiks teada ja ettevõtja. Ja jah, ega ei ole odav, aga samas edasi jõudnutele, ma arvan, väga äge koht, eriti veel, kui sa ei ole introvert, vaid oled ekstrovert ja sa oled valmis suhtlema ja käima networkimispidudel. Mina täna suhtlesin paari inimesega, kes tulebki näiteks väljaspoolt Ameerikast või teisest osariigist konkreetselt selle konverentsi jaoks ja siis natuke siin Californias reisivad ringi ja tulevad ka veebruaris järgmisele konverentsile, kuhu ka mina lähen, mis on rohkem seotud sotsiaalmeediaga. Ühesõnaga, tõsised inimesed on kohal ja väga põnev oli suhelda ja mida rohkem töötada, seda paremaks elu läheb, mulle tundub. Ja teha strateegilisi tegevusi. Sellest ka väga palju räägiti. Teha vähem, aga strateegilisi asju. Ei ole vaja rapsida ja üritada igale poole jõuda, vaid on vaja 3 asja teha iga päev strateegilist. Kõik. Selline oluline takeaway. Aitäh, et vaatasid siia video lõpuni. Meie lähme siis natuke Vegases jalutama. Homme koju tagasi LA-sse. Kui sa veel ei ole minu subscriber YouTube'is, siis kindlasti vajuta subscribe nuppu. Pane like sellele videole, sest et vlogide filmimine ei ole lihtne. Ma väga üritan iga korraga paremaks minna. Aga tänan sind selle like'i eest. Tänan, kui sa jagad seda vlogi ka enda sotsiaalmeedias ja tagid mind, et minu kanal jõuaks rohkemate inimesteni. Ja näeme sinuga siis järgmistes videotes. Tšau ka!